Eesti Rahva Teatri lembus on teada tuntud, aga et koduhoovi etendusi tegema ja vaatama kutsutakse on üsna ainulaadne. Just nii see Kairis Kontuse eestvedamisel 11. augustil Luha tänavas ja 12. augustil Salutagusel Kairise enda koduõues teoks sai. Konnamusi kirjutas ja lavastas Andrus Kivirähki raamatu põhjal Raili Pahman, näitlejateks Männilasteaia lapsed. Etenduse Vahtramäe Emil pani Astrid Lindgreni raamatu põhjal kokku Kairis Kontus. Lisaks tõi külakosti vanematele vaatajatele Valtu näitering Ande Raasuke näitemänguga Võõrasema. Ja mu armas vana isa, aga noorel neiul neist ei piisanud. Siin Kohilas ja ümbruskonnas Eestimaal on peetud aedade kohvikute päevi, aga nüüd on hoovide teater. Et me oleme oma perega nüüd paar aastat käinud Kohilas hoovide kohvikul ja meile väga meeldis see. Ja siis aasta tagasi käisime perega Rootsis Astrid Lindgreni maal. Ja kui me seal olime, istusime pingi peal ja lapsed jooksid niimoodi seal ringi. Ja siis ma mõtlesin, et nii tore oleks, kui meie hoovis ka oleks palju lapsi, istuksime ja naudiksime mingit head etendust. Kuida sa poisi siit kätte saame? Oota, ma toon kirve. Ära ei kirvest hakka nüüd kirvest lapsele kirvest. Tuleb võtta ahjuroope, see pott puruks lüüa. Hull oled või see, kuulge, see pott, see maksis 4 krooni. See ei hakka taguma teda. Oota, ma proovin. Ja Alfred on tugev. Kurat, see on kinni, mis kinni. Kus siis selline etenduse valik? No ma ise olen mõned aastad Rootsis elanud ja mulle väga meeldib Astrid Lindgreni erinevad lood ja raamatud. Ja olles kooliõpetaja, ma näen, et paljud lapsed ei loe enam Astrid Lindgreni raamatuid. Emili lugu on üks võõramaid lugusi eestlaste jaoks, laste jaoks. Humoorikas, nii täiskasvanutele ridade vahele peidetud teksti kui ka lastele. Kummarda nüüd ilusti viisakalt. Oi, usso poiss. 4 krooni vastu taevas. No, kuidas siis nii? 4 krooni, te olete võidnud terve krooni. Mis muu? No, tavaliselt. Ok, iga päev. Me võtame 5 kroonu väikeste poiste potist välja tõmbamise eest. Aga täna ta sai ju ise sellega hakkama. Või mis küll? Nüüd kebroo! Mul on selline tunne, et sina oled ka mõned pisiksed vembud sisse visanud ja sina. Ah, ei ole või? Kuidas ma küll nii valesti arvata võisin? Ma ütlen, mees ilma abemeta, see on nagu maja ilma balkonita, ma ütlen. Terve välja nägemine on rikutu. Sa pead mehele minema ja kohe ella. Vahest oledki juba kihnatud. Ei, nii kaugel ei ole see veel mitte. Keel on mul nüüd käes, enne ma sellest lahti lase, kui ta minema hakkab. No nii, mees. Minu päevavari. Nüüd võid olla rõõmus, ta on läinud see jumalik hirmutis. Jumalik hirmutis? See olete siiski teie. Alastage, palun. Melani, me jääme hiljaks. Karl, mis sina seal teed? Kas te kaotasite ära midagi või? Ei, mina ei ole midagi ära kaotanud. Tema palus minult ruttu ka veel minu võõras emalikku õnnistust. Olge lahke!